Täna on meie juubelipidu võõrad Tartus koos. Nemad on kaugelt ja lähedalt kokku tulnud, sest rõõmust osa võtma, mis iga eestlase südant täidab, kes selle peale mõtleb, mis ajad nüüd on ja 50 aasta eest oli. Nüüd oled 50 aastat meie käes ja oma. Meie oleme rõõmsad ja rõõm ajab meid tänama ja laulma. Nii hästi, kui jõuame ja mõistame. Nüüd puhub pasunakoor ilusat tervitusmängu. Armsad Eesti vennad, ausad külalised. Ma pidin pidokomitee soovimise järele täna meile pitkema pidokõne pidama. Mis ma teile siin ette panna võin ja tahan, on 3 soovimist. Mulle on nemad pääasjad, mis tähele panemata jääda ei tohi, kui Eesti rahvas veel enam edasi tahab saada ja mõnesugused vead peavad paranema. Esiteks on väga soovida, et meel ja mõistus ka üleüldise tulu peale mõtelda ja selle heaks tööd teha, vaiva näha ja kulu kanda. Meie seas palju enam kasvaks ja laiali jaguneks. Teiseks, Eesti mees jäägu Eesti meheks. Igas ametis, igas seisuses, maal või linnas. Eesti
kalli vend, ole sina kirikuõpetaja või kooliõpetaja, kaupmees või käsitöö tegija. Kolmandaks tuleb väga soovida, et Eesti rahvale ka suuremaid koolisid elosse sünniks, kui meie kihelkonna ja külokoolid on. Muretsegem Eesti koolide eest. Muretsegem ühe suurema Eesti kooli eest. See on mu viimane sõna. Eesti vennad. Läheme tagasi muretsema oma suure Eesti kooli pärast.